see on lugu ühest väiksest poisist, kes elas peaaegu 2 sajandit tagasi, 19. sajandi lõpus ja ma tean täpselt, et see poiss sündis aastal 1895. Ja see poiss oli veel alles väike. Ja kuigi tema oli väike, tal olid väiksed käed, tal olid väiksed jalad, temal oli väga suur unistus. Mõnikord on nii, et oled ise väike, aga sinu unistus on sinust ikka palju suurem. Nii suur, et sa isegi ei mahu südamesse. Kohe selline unistus. Ja see väike poiss siis 19. sajandi lõpus unistas ühest puidust hobusest. Ja ta nägi sellist eelmisel aastal jõuluturul ja see nii väga meeldis talle. See oli puidust ja see olid igasugused värvilised mustrid peal ja tal oli päris nahast sadul ka seljas ja see oli selline paraja suurusega hobune. Mitte nii väike nagu need, millega saab kuuske ehtida ja mitte nii suur, millega kiikuda saavad lapsed, aga selline paraja suurusega. Ja selline, mida saaks aknalauale panna või oma voodi kõrvale, kui sa magama jääd ja vaadata seda ja paitada teda ja rääkida temaga mingis oma hobuse keeles ja selline hobune. Aga see poiss teadis ka, et tema isa ei saa talle kunagi seda osta. Ainult praegu ja hiljem ka vist mitte. Sellepärast, et poisi pere oli väga, ei olnud sugugi rikas. Poisi isa oli kojamees ja poisi ema oli pesunaine. Ta pesi teiste inimeste pesu ja riideid. Ja tema käed, kuigi ta oli veel noor naine, aga tema käed olid kogu aeg kuivad ja kortsus. Kuigi selle väikse poisi jaoks, need olid kõige pehmemad käed maailmas. Ja nemad elasid pisikeses väikses toas, keldrikorrusel ühe suuremas majas, aga neile kuulus ainult see pisikene tuba, mida nad üürisid ka. Isegi mitte korter, vaid üks tuba. Ja poiss ikkagi teadis, et kui ta läheb järgmine kord isaga jõuluturule, siis isa kindlasti ostab talle pulgakommi ja kukeke, punane ka, lemmikvärv oli. Ja poiss oli hästi õnnelik ja rõõmus selle pulgakommi üle ka. Aga ükskord sügisel kutsus poissi isa teda korraks enda juurde, ütles, kuule, nüüd oled sina juba täitsa suur mees. Mina arvan, et sina võid ka juba natukene tööd teha. Siin kõrval poes otsitakse just abilist. Aga palun, lepime sinuga kokku, et see esimene raha, mida sa endale saad, töötasuks, selle kulutad ise, nii nagu sa ise soovid. Ja poiss oli üliõnnelik, et lõppude lõpuks, tema on täitsa suur mees juba ja saab tööd teha. Ja siis tema tegigi tööd, aitas selle poe külalisi, viis nende ostukorvid kuju ja seal keldris valas piima ja sorteeris jahu. Ja nüüd, enne jõule sai ta oma esimese raha kätte. Mõned mündid, aga täpselt nii palju, nagu oli vaja selle hobuse jaoks. Ja poiss pani raha ettevaatlikult taskurätiku sisse ja pärast pani oma taskusse. Ja jooksis jõuluturule, aga vanal ajal, see oli siis, kui inimesed veel, ka linna inimesed sõitsid hobustega ringi ja vankritega ringi. See vana jõuluturg oli ikka väga suur ja seal müüdi kuuske ka, et terve suur linnaväljak oli kuuske täis. See oli nagu mets, et sa oleks võinud vabalt selline ära eksida ka. Ja mõni ulkuv koer näiteks oli seal nagu hunt. Ja siis see poiss jooksis sinna jõuluturule ja juba kujutas ette, et varsti ta hoiab oma unistust käes. Ja siis ta märkas silmanurgast, et ühe maja treppi peal istus väike tüdruk ja nutis. Ja ta oli täiesti üksi. Teised justkui nagu ei märkanudki teda, kõik olid hõivatud, jõulud ja nii. Ja siis poiss tuli selle tüdrukule lähemale ja küsis, et miks sa oled siin üksi ja miks sa nutad?
tüdruk rääkis läbi pisarate, et tema tuli siia koos lapsehoidjaga, aga see lapsehoidja, tema jooksis korraks kuhugi midagi vaatama ja ütles, et tuleb kohe tagasi, aga ei tulnudki. Ja nüüd, et tal on külm, et tahab süüa, ta tahab koju. Ja poiss puudutas tüdruku kätt ja see oli jääkülm. Ja siis ta võttis tüdrukut käest kinni ja nad läksid ühe leti juurde, ühe väikse putka juurde ja poiss võttis paar münti välja ja ostis tüdruku jaoks kuuma teed ja ühe piruka. Tüdruk sõi ja poiss mõtles, et nii, nüüd ei saa enam hobust osta. Aga pole hullu, ma vähemalt ostan kingitused minu emale ja isale. Ja tüdruk sõi ja jõi, sai natuke sooja ja siis küsis, kuule, aga palun, kas sa viiksid mind koju? Aga ma elan kaugel, sinna tuleb vankriga sõita, et kas sa saaksid palun kutsarid kutsuda? Ma tean aadressi peast. Ja poisi peast läks nii palju mõtteid mööda, aga siis ta mõtles, et ta ei saa midagi muud teha, kui ta kutsuski kutsarid, ta leppis temaga kokku, andis talle kogu oma raha, sest sõit oli pikk ja maksis ikka palju raha. Ja siis nad istusid koos selle tüdrukuga vankrisse ja sõitsid. Muidu poissi ei saanud tüdrukut üksi sinna jätta. Siis nad sõitsid läbi linna ja pärast peatusid ühe suure uhke maja ees, suurte sammastega maja ja tüdruk kohe jooksis trepist üles ja poiss vaatas ka lahtisest uksest sisse ja sees oli nii ilus. Nii palju valgust tuli ja ta kuulis, kui rõõmustasid tüdruku vanemad, et nad näevad oma tütart elusana. Ja poiss hakkas kodu poole sammuma. Aga siis tuli tüdruku isa välja ja kutsus poisi tagasi tuppa. Ja tüdruku isa tänas poisi, et tänu temale, tema suurele südamele on tüdruk elus ja kodus ja ta on terve. Ja siis ta kutsus poisi tuppa, suurde saali, kus keskel oli ilus jõulukuus igasuguste mänguasjadega ja tulukestega ja selle all olid kingitused ja siis tüdruku isa ütles, no nii, vaata, vali endale mõni kingitus, see, mis sulle meeldib. Ja poiss vaataski kuus valla, seal ta oli, täpselt samasugune puidust hobune nagu see, millest tema unistas. Ja ta võttis selle kätte, nii nagu võib ainult oma unistust käes kanda. Ja ta läks sellega ukse poole, aga tüdruku isa andis talle veel ühe väikse hõbedase karbikese tema vanemate jaoks. Ja siis, kui poiss jooksis koju, ei olnud mitte kedagi õnnelikumat terves maailmas kui tema. Aga järgmisel päeval tuli selle tüdruku isa poisi vanematele külla. No mis siis, et nad elavad nii vaeselt ja ainult pisikeses toas. Ja rääkis nendega pikalt juttu. Ja pärast selle tüdruku isa maksis selle poisi õpingud kinni. Nii et poiss sai õppida. Ja tema sai matemaatik ja isegi insener. Ja siis, kui see poiss oli juba suur mees, ta mäletas seda lugu. Ja siis ta rääkis seda oma pojale. Ja see poeg rääkis seda oma pojale. Ja nüüd see poeg rääkis seda oma tütrele. Ehk siis minule. Sest see väike poiss oligi minu vana isa nimega Timofei.